Sellest ajast peale, kui teadlased hakkasid uurima iidse maailma kultuuri ja tehnoloogiaid, pole inimesed lakanud imestamast. Kõik, mis oli mõistetav tuhandete aastate eest, on meie jaoks muutunud 7 pitseriga saladuseks ja jääb enamasti siiani selliseks. Selles videos tahaksin rääkida teile Kachani raamatu saladusest, uppunud laevalt ning näidata maailma kõige esimest pangatähte. Te näete surmasõrmust ja veel midagi muud. Vaadake videot lõpuni, see meeldib teile kindlasti. Tere sõber, sa oled Kirtopi kanalil. Leid iidse Budha pea sees. Pole haruldane, et aardeotsijad leiavad väärtusliku leiu ja avastavad siis, et selle sees on peidus veelgi väärtuslikum artefakt. Selliseks leiuks võib pidada ka iidset Budha pead, mis on valmistatud puidust ja mille vanuseks hinnatakse 645 aastat. Hämmastav on see, et 6 sajandi jooksul ei suutnud ükski eelmistest omanikest avastada peidikut, mille olid osavalt maskeerinud meistrid. Alles 2016 aastal õnnestus Austraalia kunstiteadlastel, kes uurisid pead enne oksjonit, märgata õõnsust, milles oli väga huvitav ja väärtuslik leid. Selleks leiuks osutus suur rahatäht, mille suurus vastas sisuliselt A4 formaadis paberilehele. Pangatähte hoolikalt uurides selgus, et see anti välja 1371 aastal, just esimese Min dünastia keisri Zhou Xuanzhangi valitsemise ajal. Ühe guaani nimiväärtusega pangatäht oli võrdne 1000 vaskmündiga või 1 untsi puhta hõbedaga. Muide, kõik need andmed olid võetud otse rahatähelt endalt. Lisaks sellele leiti siit ka kiri, mis teatas, et raha võltsimise eest ootas tabatud inimest surmanuhtlus pea maha raiumisega. Tuleb märkida, et see leid oli suur sündmus arheoloogia maailmas. Kuna see rahatäht on sisuliselt esimene paberraha eksemplar ajaloos, hakkasid Euroopas paberraha ilmuma alles 300 aastat hiljem, 17. sajandil. Vähemalt varasemaid eksemplare pole seni leitud. Nii juhtuski, et tänu kunstiteadlaste tähelepanelikkusele muutus üks oksjoniloot 2 erinevaks lotiks. Katila ring, pirukas jalgadel, kujuta ette hiiglaslikku olendit, kelle tünnikujuline kõht sõna otseses mõttes lohiseb mööda põrandat ja kelle pea on võimsa keha taustal peaaegu märkamatu. 270 miljonit aastat tagasi hakkas loodus alles kujundama maismaal täisväärtuslikke selgrookseid. Nagu teada, lähevad esimesed pannkoogid alati aia taha ja meie kangelane, kui ta polegi pannkook, siis on ta kindlasti pirukas jalgadel. Selle hiiglase pikkus ulatus kuni 6 meetrini ja kaal kuni 2 tonnini. Permi ajastul oli Katila ring suurim maismaaloom. Te küsite, aga kuidas on lood dinosaurustega? Aga Katila ringi ajal ei olnud dinosauruseid veel olemaski. Permi kiskjate eest kaitses loom end 2 asjaga. Esiteks hiiglaslike küünistega, mis ulatusid 5-8 sentimeetrini. Teiseks hiiglaslike mõõtmetega. Meie kangelasele jahti pidada oli sama ebareaalne, nagu tänapäeva elevante või jõehobusid küttida. Katila ringi. See ei ole liik, vaid terve perekond hiiglaslikke loomalisi sisalikke. Mõned neist kasvasid vaid 3 meetri pikkuseks. Teised olid 2 korda suuremad. Aga jahti pidada nii ühtedele kui teistele oli raske nende hiiglaslike mõõtmete tõttu. Tegelikult aga mitte. Mishu, meie kehapositiivne sõber, täitis sarnast rolli, ainult et mitte Aafrikas, vaid tänapäeva Ameerika aladel. Seal rahulikult näksis rohtu veekogude kallastel, ujus järvedes, jagas kiskjatele tuupi ja elas üldse mõnusat elu. Niisiis, esimesed evolutsioonikatsed luua midagi selgroogsat, maismaal elavat ja suurt ei olnud eriti funktsionaalsed. Milleks? Katila ringule nii suur keha, milleks nii võimsad jalad ja mis kõige tähtsam, miks nii väike pea? Sellised proportsioonid ei andnud ju mingit eelist, kuid hoolimata sellest sai see loom oma ajastu suurimaks elukaks. Kõige vanem meteoriit Sahara kõrbest. Spetsialistid uurisid meteoriiti ES-002, mis leiti eelmisel aastal Sahara kõrbest. See on umbes 32 kilogrammi kaaluv kivi ja selle vanuseks hinnatakse 4,6 miljardit aastat. See tuvastati kui protoplaneedi tükk, mis moodustus enne maa tekkimist. Ahondriidid on üsna levinud meteoriiditüüp, moodustades umbes 8% kõigist leitud meteoriitidest. Need on kivimeteoriidid, millel puuduvad ümarad kontrulid. Koostiselt ja struktuurilt on need sarnased maa-basaldiga. Kõik ahondriidid, see tähendab. Не претерпели плавление, которое и уничтожило хондры. Группа ученых определила, что этот 32-килограммовый обломок породы когда-то был жидкой лавой. Затем в течение 100 тысяч лет охлаждался и затвердевал, и в конечном итоге попал на нашу планету. Asteroidid sarnaste omadustega ei ole siiani avastatud. Tõenäoliselt on protoplaneet, millest see pärines, sellest ajast kadunud, saades osaks suurematest taevakehadest või lihtsalt hävinud. ES-2.0 gas
koosneb peamiselt vulkaanilistest kivimitest, mis on rikkad naatriumi, raua ja magneesiumi poolest. Kapsapea raamatu Saladus uppunud laevalt. Kummaline ese, mis meenutab kapsapead, tõsteti 2020 aastal välja laevalt Arhangel Rafail. See pole midagi muud kui raamat. Väga väärtuslik leid, muljetavaldavate mõõtmetega. Köide on peaaegu täielikult säilinud, kuid väljaande täpne tuvastamine seisab alles ees. Lehed, mis on tugevalt määrdunud searasva, rasva ja tõrvaga ning mereveest paisunud, ei avalda veel oma saladusi. Raamat on täielikult säilinud, selles on üle 1000 lehekülje. Paberikiud on paisunud ja selle tõttu on raamat täiesti lahti. See nõuab muidugi väga suurt hoolikust, hoolikat ja läbimõeldud lähenemist restaureerimisele. Raamatul on säilinud nahast kaas. Kaane all on tõenäoliselt puiduspoonist alus. Kõike seda tuleb kuidagi eraldi kuivatada, lahti võtta ja eraldi tegeleda raamatuplokiga. Raamat on kahtlemata loetav. Vana ja raamatud tunnistati ehtsateks. Ajalooline dokument Velessi raamat tunnistati keeleteadusliku analüüsi tulemusel võltsinguks. See tähendab, et vanade dokumentide uurimisel pööratakse palju tähelepanu kirjutamise keelele ja õigekirja reeglitele, millest meie esivanemad lähtusid. Kuid Jeesusest rääkivad raamatute ehtsust suutsid spetsialistid tõestada mitte ainult selle abil. Leitud raamatud sattusid tähelepanu keskpunkti 2008 aastal. Just siis sattusid need esimest korda teadlaste kätte ja esitasid neile keerulise küsimuse. Aga kas need ilmselgelt iidsed tekstid on tõesti Jumalaga ühevanused? Või on see järjekordne võltsing, mille on loonud eriti agar entusiast või petis? Nagu isotoop-analüüs näitas, on raamatud valmistatud metallplaatidest, mis sarnanevad teise ammu leitud raamatuga, mille vanus ulatub samuti ligi 2000 aastani. Sarnased korrosioonieljed ning peaaegu identne sulami koostis näitavad, et tegemist on küll mitte ühe meistri, kuid siiski sama ajajärgu tööga, sest metallide tootmistehnoloogia on sajandite jooksul muutunud. Lisaks sellele sisaldavad selle omapärase piibli mõned leheküljed üsna ebatavalist teavet. Nii oli Jeesuse isa ehk Jumal, nagu kirjutatud üheaegselt nii meessoost kui ka naissoost. Samuti nimetati Kristuse õpetusi mitte uueks religiooniks, vaid vastupidi, muistseks juudi usuks. Siiski ei saa teadlased veel kindlalt öelda, mida see täpselt tähendab. $22 miljardi väärtuses peidetud varandus. Manam Haswami India tempel sai ülemaailmselt tuntuks 2011 aasta juulis, kui selle keldrites avastati salajased varakambrid mõõtmatu varandusega. Kokku oli varanduse väärtus üle $20 miljardi. Neid läide saab võrrelda vaid Egiptuse vaarao Tutankhamoni hauakambrite varandustega, mis avastati 1922 aastal. Tempel ehitati juba 1750 aastal. Aarete templisse jõudmise ajalugu ulatub vana India kultuuri ja kommeteni, kui Raji ametisse astus. Hävitada. Aga ka selleks, et hävitada. Inimesele kuninga kingitus, inimesele mitte kingitus, sündinud kuninga pojapojale. Kuid see on hävitamiseks, aga ka hävitamiseks, aga ka selleks, et hävitada. Inimesele mitte kingitus, sündinud kuninga pojapojale. Tagant leiti 1 tonni jagu kullakange ning kotid vääriskividega, rubiinide, safiiride ja teemantidega. Märgitakse, et üheks kõige hämmastavamaks peidikust leitud esemeks oli täissuurusest troon puhtast kullast, mis oli kaetud teemantide ja teiste vääriskividega. 536 kilogrammi kuld ja hõbemünte. Kuld kimpkaaluga üle 500 kilogrammi. Taldrikud ja kroonid, mis olid kaunistatud rubiinidega, kuldsed kujukesed ja 5 meetri pikkune ning 36 kilogrammi kaaluv kuldkett, samuti 1 meetri ja 20 sentimeetri kõrgune kuldne Vishnu kuju. Surmasõrmus. Walesi aardikütid avastasid 9 väärtuslikku keskaegset artefakti Powisi ja Walesi kuningriigist. Üheks kõige väärtuslikumaks leiuks oli Powuses leitud kuldsõrmus, millel oli kiri Memento Mori, mõtle surmale ja koljukujutis. Lisaks leidsid nad kuld- ja hõbemünte ning keskaegse 2 konksuga kinnitusnõela. Kõik need väärtused kuulusid ajaloolast arvates Walesi aadlile ning olid valmistatud 9. kuni 17. sajandil. Aardeotsijad andsid oma leiud üle Walesi rahvusmuuseumile. Nagu teatasid Walesi võimud, saab see osa riigi varakambrist. See on varajane surmasõrmuse eksemplar, mis pärineb Tudorite ajastu lõpust ja Stuartite ajastu algusest, ütles doktor Mark Redknapp, Walesi rahvusmuuseumi kollektsioonide ja uurimistööde asedirektor. Nende sõrmuste populaarsus oli seotud tolle ajastu kõrge suremusega. Nende peamine idee oli meenutada elu kaduvust ja tühisust. Need leiud võimaldasid meil rohkem teada saada tolle aja suhtumisest surma.
leidude hulgas oli ka keskaegne hõbedast sõrmfibula, Tudori ajastu minte ja hõbedast haagiga kinnitus. Euroopa vanim kaart. Prantsusmaal arheoloogide poolt 1900 aastal leitud pronksiaegne kiviplaat uuriti ekspertide poolt uuesti. Uus analüüs näitas, et kivil olevad joonistused on ajaloo esimene Euroopa kaart. Prantsuse teadlaste arvates tehti muster 4000 aastat tagasi ning see kujutab Lääne-Britannia piirkonda. Teadlaste sõnul sisaldab kivi elemente, mida oleks loogiline kohata eelajaloolisel kaardil. Eelkõige korduvad paralleelsete joonte kujutised, mis tähistavad kaardil koordinaatvõrgu sarnast mustrit kaardi pinnal. Teadlased oletasid, et see on tehtud 3-mõõtmelisena, arvestades kõrgust. Nende arvates kasutasid iidsed topograafid 3. mõõdet, et tähistada kõrgusi Odeti jõe orus. Mitmed sellega külgnevad jooned tähistavad ilmselt jõe lisajõgesid. Kivi, mille mõõtmed on 1,80 m korda 1,5 meetrit, kujutab tõenäoliselt ala, mis kuulus pronksiaja alguses ühe valitseja võimu alla. Teadlaste arvates võib see sümboliseerida selle territooriumi üleminekut ühelt pealikult teisele. See puudutab nii A-d kui ka A-d. Et mitte uut videot muistse maailma kohta maha magada, tellige meie kanal ja vajutage kellukesele. Aitäh, et vaatasite. Kõigile head aega!